Täna hommikul täitus sotsiaalmeedia vihaste Viimsi ja Pirita elanike postitustega. Nimelt, siinsamas Pirita teel sai hommikul linna suunal sõites ainult läbi bussiraja, mis tähendas seda, et see pudelikael venitas mõne inimese pooletunnise töölesõidu aja lausa 1,5 tunniseks. No ehitaja rikkus reegleid. Ehitajal oli õigus tee sulgeda sellisel viisil, aga ainult pärast hommikuse tipptunni lõppemist, aga paraku vähemasti minule hetkel kättesaadava informatsiooni pinnalt tundub, et vist eelmisel õhtul jäeti auk lahti ja see tähendab seda, et kogu hommiku oli tee suletud, mis oli nõuete rikkumine. Selle tulemusena tekkisid loomulikult üüratud ummikud mitte ainult autodele, vaid ka ühistranspordile. Linnapea ütleb, et taolist olukorda aksepteerida ei saa. Selliselt ei tohi käituda ja linn seda kindlasti ei tolereeri, nii et maksimummääras trahv on määramisel ja edaspidi, kui seda käitumist ei muudeta, siis me kaalume tõsiselt seda, et sellele ettevõttele me tulevikus lihtsalt enam tee sulgemisluba ei anna, sest arusaadavalt sellise olukorra hind ühiskonnal on erakordselt kõrge ja niimoodi käituda kuidagi ei saa. Signaal TMAS ei soovinud TV3 uudistele teemat kaamera ees kommenteerida. Küll aga anti vastus kirjalikult. Ja kui linn rõhutas, et ehitaja on 2 päeval sulgenud liikluse Pirita teel lubatust varasemalt, siis Signaal TMAS-i sõnul tehti seda vaid eile. Ja kui uurima hakata, siis tõesti. Linna operatiivinfo lehekülg andis ka info, nagu ehitaja oma vastuses kirjutas, et luba on väljastatud vahemikus 21. aprill kell 9.30 kuni 22. aprill kell 19.00. Seega tundub, et täna hommikune sõiduradade kinnipanek oli täitsa lubatud. Päeva peale selgus, et on toimunud suuremat sorti mööda rääkimine. Ehitajaga me oleme terve päev tegelikult siin kontaktis olnud, et rääkinud seda tekkinud situatsiooni lahti. Et tavapraktika on see, et tegelikult tipptunni ajal me liiklust kinni ei hoia, et magistraalidel peab liiklust toimima väga hästi. Luba oli väljastatud tõesti eilsest tänaseni. Ettevõtjat me saame trahvida eilse väljastuse või selle, ütleme siis katkestuse eest ja siis edaspidi ka nüüd järgmised päevad me oleme siis kokku leppinud, et kõik need katkestused hakkavad alates hommikul kell 9.30. Ja et oleks päris selge, siis kas see ettevõtja tänase päeva osas oma poole pealt midagi siis paberite järgi valesti ei teinud? Ja paberite järgi ta tänase osas midagi valesti ei teinud, kuigi meil tegelikult oli natukene möödarääkimise, et see paber oleks pidanud ka näitama täna, et liikluse sulgemine kehtib ka täna hommikul.